On alanud metallpühti aasta ja hakkame siis vaatama, mida toob see aasta Eesti rahvale. Nende sõnadega algas eelmine aasta Marilyn Kerro videosaaga, kus ta terve aasta ennustas, mis maailmas toimub ja toimuma hakkab. Aastal 2021 tegi Kerro 21 videod. Ta alustas tugevalt, tehes esimesed paar kuud video iga 2 nädala tagant. Siis ta hakkas oma telesaadet tegema ja YouTube oli paar kuud vait. Kuid enne aasta lõppu tuli ta tagasi. Nüüd kahjuks mul endal polnud võimalik iga tema videod avaldamise päeval salvestada. Seega ma ei saa päris kindlalt öelda, kas ta kustutas vahepeal videosid ära või mitte, kuid kõik viitab sellele, et mitte midagi pole ära kadunud. Ja Marilyn, ma tunnustan sind selle eest, kui see vastab tõele. Kuid sellega minu armastuse saatmine lõpeb. 21 videod. Nende sees oli väga vähe ennustusi. Neist oli väga raske aru saada ja neid tõlgendada oli väga tüütu. Ning isiklikku mulja ja asjade kinnitamist, mida me teadsime, oli väga palju. Ma olen lühidalt öeldes sellest asjast väga tüdinenud. Kuid mul on siin nii palju infot ja nii palju saasta, et ma pean tegema vähemalt 3 videot, enne kui ma lõpetan selle teema. Aga me alustame siit, ennustustest ja ainult ennustustest. Selles videos räägin ma ainult ennustustest, mitte millegist muust. Ma ei räägi loogikast, ei halbadest õpetustest ega mitte millegist sellisest. Ma mõtlesin väga pikalt, kuidas neid ennustusi kokku võtta ja otsusin, et võtame järjest. Alustame kõige esimesest episoodist. Ja selle kõige esimesest ennustusest, mis oli justkui hoiataval kombel üks kõige üldisemaid. Väga soositud on uute liitude loomine just noortele. Abielud, lepingute sõlmimised, tööalased pingutused, see kõik on noor. Endiselt ei ole selle aasta abielustatistikat üleval, aga trend on siiski selge. Abielude arv on vähenemas. Abielluvad ka vanemad inimesed. Noorematel on alati kergem ja lihtsam muudatusi teha. Hoolimata aastast. See on elementaarne. Noortel pole perekondi, nad on õpivõimelisemad, nad hoomavad uusi trende paremini. Seega see lõpp siin ei ole mitte mingi ennustus. Tead, peame skoori. Meil praegu on üks mitteennustus ja üks valeennustus. Sellele noorte ennustusele järgneb ka vanemate ennustus. Kui sa oled vanem kui 45 ja naine, siis suhe ei muutu ja võib-olla on parem suhe lõpetada. Tegemist pole ennustusega, vaid loogikaga. Muidugi vanemad mehed on rohkem oma harjumustes kinni ja ei ole nõus oma elus suuri muudatusi tegema. See on jälle üks mitteennustus, mis ei tõesta mitte midagi. Seega jaanuaris, veebruaris ja märtsis on väga hea viljastuda. Mis tähendab seda, et oktoobris, novembris ja detsembris sünnib väga palju lapsi. Võrreldes eelmise aastaga tõesti sündis aasta lõpus rohkem inimesi. Aga see on sellepärast, et üle-eelmine aasta oli rekordiliselt vähe sünde. Kui võrrelda keskmisega, on viljastumine 2021. aasta alguses tüüpiline. Ja väga soositud on millegi uue loomine või ise tegemine siis tööalaselt. Oma firma loomine, uute projektide läbiviimine, see kõik on hästi soositud just esimeses aasta pooles. Mina enam teise aasta poolde ei vaataks. Kahjuks jälle 2021. aasta majandusnäitajate statistikat üleval ei ole. Ma leidsin aga kaubandusstatistika ja selle järgi on aasta esimene ja teine pool ettevõtetele ühtemoodi head. Mis puutub loomingusse, siis aasta esimesel poolel oli eriolukord. Teisel poolel seda polnud. Kunsti ja kultuuri oli kindlasti lihtsam teha aasta lõppedes. Siit sa punkti ei saa. Trend on selge. Aasta algas raskelt ja suvel läks paremaks. Ning aasta lõpuni on pigem hea investeerida, projekte alustada ja kunsti teha. Aga siis järgmisena hakkamegi vaatama tervise poolt. Neid tüvesid tuleb veel juurde. Perega seotud haigused, mis on otseselt siis seotud ka selle koroonaga. Kas vaktsiiniga või vaktsiini läbi, mina ei hakka ütlema.
See veebruar on väga hull kuu, ma näen, et märts ja aprill on ka, inimesed justkui langeb. Ja seal ees otsas on mingi meesterahvas. Võimalik, et siis leitakse mingi täiesti lihtne tavaline raviviis. Nüüd paari kuu pärast, paari episoodi pärast, ütleb Kerro, et kõik tema ennustused koroona kohta, mis ta aasta alguses tegid, läksid täppi. Tegelikkuses läks ainult üks ennustus siin täppi, pool täppi, see veebruari oma. Mida ma videos, mida tõi aasta 2021, pikalt ajalt selgitan, et miks see täppi läks ja kuidas see tegelikult ikka ei läinud täppi. Sellepärast, et märtsi ja aprilliga pani Kerro täiega puusse siin. Asjad, mis Kerro välja tõi, et tal täppi läksid siin, olid kõigepealt see vereennustus. Nimelt, paari kuu pärast ütleb ta, et tegemist ei olnud uue tüvega, vaid vaktsiini kõrvalnähuga. Ja ma ütlen kohe, et ei, ise te kuulsite just asja. Televiisoris ütles ta, et tegemist on selgelt uue tüvega, mis mõjutab verd ja mõjutab mehi. Ja siin ütlesid sa just äsja, et tegemist on uue tüvega, mis tekib vaktsiini tõttu. Olgu pealegi, võib-olla ma olen liiga petant. Ütleme, et tarvakaartide lugemine pole täppisteadus. Ja tegelikkuses sa nägid, et vaktsiin tapab inimesi verega. Kuid kahjuks ka selle eest ma sulle punkti anda ei saa. Pikk selgitus, kuid kannatage ära. Kui kogu elanikkond nakub koroonasse, satub haiglasse 2,5% elanikest, kellest 1% sureb. 2,5% elanike seast 31% tekivad trombid. Need trombid tekitavad raske komplikatsioone ja paljud inimesed surevad just nendesse. Ehk koroona puhul saab tromboosi 0,775% kogu elanikkonnast, kui kõik nakkuvad. Kõige rohkem trombe tekitanud vaktsiin on Johnsonsi oma. 17 miljonit vaktsineeritud, kellest 54 said trombid. 2/3 neist said trombid haiglas, ehk olid kaasuvad haigused, kuid võtame siin kõik kokku, sellepärast et koroonas trombid tekivad ka kaasuvate haigustega. Seega, 17 miljonist 54 on 0,00031,7%. Ja need trombid ei teki vaktsiinist, vaid need tekivad immuunreaktsioonist. Nüüd tuleb jälle üks pikk selgitus. Vaktsiin on surnud viirused või viirusosad. Meie immuunsussüsteem tuvastab need ja hakkab tootma antikehi. Loomulik immuunsus, lihtne, elegantne. Koroona puhul on väike osa elanikkonnast, kelle immuunreaktsioon on väga tugev. Nad toodavad neid antikehi liiga palju, need kleepuvad kokku ja tekitavad trombe. Nüüd vaktsiini puhul on tegemist ainult antikehadega, mis trombe tekivad. Haiguse puhul on veres meil ka koroonaviirus ja antikehad ja need koos tekitavad hoopis rohkem ja hoopis suuremaid trombe ja selle tõttu ongi trombide oht viiruse puhul 2000 korda suurem kui vaktsiini puhul. See lõplik mehhanism on veel teadmata, kuna neid vaktsiinisurmasid on nii vähe ja statistikat selle baasil on väga keeruline teha. Kuid sellest hoolimata, Kerro, sinu loogika järgi on kõik koroonad, ka see kõige esimene tüvi, verehaigus ja palju hullem verehaigus kui vaktsiin. Ja koroonaravid ja saladused. Et tegemist on väga lihtsa raviga. Tuli lihtsalt lehm koroonasse nakatada, tema piim kontsentreerida ja koroona antikehad ekstraheerida. Ja tegemist ei ole raviga, vaid viirust ennetava tootega. Ja et sa teaksid, Kerro, siis koroona vastu on algusest peale väga palju ravimeid. Kõige lihtsam on paratsetamool muidugi, kuid meil oli ka alguses dexametamisoon, remdesivir ja vereplasma antikehad. Me ei ole abitud koroona vastu, me pole mitte kunagi abitud on koroona vastu. Ravimeid on olemas ja ennetavaid ravimeid haigestumise vastu on ka, nagu siis BioBlock ja vaktsiin. Mingi vanamees satub skandaali ja kukutatakse ootamatult troonilt. Ma eeldan, et Kerro mõtles siin mingit diktaatorit või poliitikut. Aga ma ei tea millist, sest et Lukašenko on võimul, Putin on võimul, Ratas polnud vana mees, Kersti polnud mees, mingite monarhide suurt kukkumist ma ka ei tea, Trump kaotas ennem sinu ennustust, Xi on veel võimul, Assad on võimul, Kim on võimul, mitte ükski suur juht
pole droonilt aastal 2021 kukkunud. Muidugi mõni väike diktaator ja valitsus kadus, kuid need kaovad ja tekivad iga aasta. See ennustus on kas mitteennustus või valeennustus ja ma arvan, et pigem valeennustus. Täpselt samas vaimus on ka järgmine ennustus. Nimelt üks vanem mees, kes on jumala staatuses, sureb. Nagu ma ütlesin oma eelmises videos, mida toob aasta 2021, ei tea mina ühtegi sellist meest. Mets Jeesus on elus, Dalai Lama on elus. Siia tuleb jälle üks rist. Tulevad mingisugused rahalised muudatused, mis ei ole absoluutselt meist endist. Mina ei näe, et euro oleks ohus, aga muud maailma rahad. Ei, valuutasüsteemis ei ole mitte mingisugust suurt muudatust toimunud. Enamus maailma rahasid on veel kasutuskõlbulikud ja väärtus isegi tõusis. Ma näen, et ka meie Eesti pealik, siis kes meil praegu on nimesid, me ei nimeta. Tema kohta võivad hakata lekkima informatsioon, mis ei ole rahvale kõige meeldivam. Aga see peaks hakkama lekkima siis, kui tema enam seal tipus ei ole. Asjad, mis on tehtud valesti, aga tehtud valesti meelega. Et nimesid ei nimeta? Mis ajast? Sest et kogu aeg nimetad. Seal ajal nimetan surnute, elavate, perekondade. Enamikes videodes nimetad sa inimesi ja isegi spetsiifilisi inimesi uurid. Aga mitte siin, miks nii? Kas äkki sellepärast, et saaks hämada ja hiljem ennast õigustada? 12. veebruaril oli Kaja Kallas peaminister, Kaljulaid president ja Kõlvart Tallinna linnapea. Need on 3 kõige tähtsamat juhtpositsiooni Eestis ja mitte ükski neist pole kukkunud ja pole mitte mingi saladusega vahele jäänud. 14. ennustus oli jube vandenõulik. Tulevad mingid ühtsed reeglid, piirangud ja seadused reisimisele. Need lähevad läbi ja siis tuleb sularaha kaotamine ja seda tehakse kontrolli nimel. Väga lihtsalt vau. Ma ei taha kasutada sõna rumal, aga alustame siis siit kohast. Reisimine on üks kõige reguleeritum tegevus maailmas. See on üks väheseid tegevusi, millel on rahvusvahelised reeglid, kus kõik riigid juba ammu leppisid kokku, mida teha ja mida teha ei tohi. Need reeglid, mis on juba ammu, on seotud meil liikumisega, nagu viisad, kodakondsused, keelunimekirjad. Need on seotud kaubaga, nagu salakauba, relvade, ajalooliste esemete, raamatute ja narkootikumi vedamine. Ja need on ka seotud tervisega, nagu eksootiliste loomade transport ja vaktsineerimine. Tavaliselt hepatiidi, tuberkuloosi ja malaaria vastu. Neid reegleid on jõhkralt palju ja see on kõigile selge, et koroona on üks väike reeglikene, mis lisandub sinna. Ja nii lihtne see ongi. See ei ole mingi ühiskonna muutmine, see ei vii raha kaotamiseni, see lihtsalt on. Ja praegu on see iga riigi enda muuta. Osad riigid nõuavad vaktsiini, osad tervisetõendit, osad isolatsiooni ja osad mitte midagi. Ma ei tea, kuhu see panna, kas see on valeennustus või mitteennustus. Ütle pigem mitteennustus. Näitab huvitavat veeohtu. Mina läksin ettevaatlik riikidega, mida ümbritseb päris palju vett. Mingisugused veetasemed tõusud, veega seotud õnnetused on tulemas. Ja jällegi näitab ära, et võivad tekkida mingisugused verega seotud probleemid. Verehaigused. Ja just need, mis on tulnud siis soojalt maalt. Mingisugune uus viiruse vorm. See oli nüüd küll meil mitteennustus. Tai oli väga hea pakkumine, seal kogu aeg üle ujutab, aga see aasta, olgu et oli üleujutusi, olid need väiksemad kui tavaliselt. Euroopa iroonilisel kombel oli aga uputustest üle küllatud see aasta, Saksamaa täpsemalt. No need olid väiksed uputused, seega pole hullu, pole ime, et sa neid ei näinud. Mis puutub viirusesse, siis mingit uut vereviirust kuskilt lõunariikidest küll ei tulnud, seega see läheb nüüd valeennustuse alla. Tunne on mul ikkagi siukene, et suvi tuleb meil Eestis vihmane. Kõik tahaksid sooja minna. Jälle hea pakkumine, et tavaliselt ongi meie suved vihmased, kuid see aasta oli meil 2 iiglama suurt kuumalainet ja pigem nagu põud. Seega
see ei ole mitte ennustus, see on valeennustus. Seega aprill, mai ja august on ohtlik reisida, kuna olukord muutub kiiresti või tekivad rahaprobleemid. Ei ütleks, need olid koroona kõige stabiilsemad kuud, majanduse kasvukuud ja mingeid katastroofe polnud. See on täiesti valeennustus. Energiad on enneolematult head. Kõik, kes ei ole ammu suutnud oma kinnisvara müüa, võiksid panused panna sellele aastale. Võite saada suuremad summad, kui olete ise arvanud. Julgege küsida õiget summat. On soovitav ka osta, kes on sellest kaua unistanud, kas või investeeringu eesmärgil. Raske öelda, kas tegemist on mitte ennustusega või õige ennustusega. See suhteliselt see, mis ta ütleb, vastab tõele. Hinnad tõusid, kõik osteti ära ja hinnad tõusid edasi, seega investeerida on ka hea. Kuid veebruaris oli hinnatrend juba selge ja eksperdid ütlesid ka, et hinnad ainult tõusevad jätkavat tõusmist. Seega tegemist on pigem mitte ennustusega. Jälle midagi enesest mõistetavat. Ostke aga maad, ostke ka riigimaad, mis tuleb odavalt müüki, sellepärast, et näitab, et mingisugused müügitehingud, mis on riigimaaga tehtud, sealt tulevad mingisugused valed välja. Nii et ostke aga. Pärast enam ei saa, pärast on juba läinud. Ma otsisin, aga ma ei leidnud. Ma ei tea mitte mingisugust müügiskandaali ja mitte mingisugust suurt kogust kinnisvara, mis läks müüki selle pärast riigimaast. Seega ei, tegemist on valeennustusega. Viimane ennustus selles episoodis oli ettevaatlik olla oma tööga. Parem on töötada kodumaal kui välismaal, hoida oma töökohta, mitte seda vahetada. Asjad, mida me kõik teame, kuna me kõik elame koroona ajal. Esimene episood mitte midagi täppi ei läinud. See oli ka kõige ennustuste rohkem episood. Edasi läheb kiiremaks, ennustusi on vähem ja võib-olla paneme millegagi täppi ka. Selles episoodis saame me teada, et Kerrole kohe üldse ei meeldi Kaja Kallas. Talle üldse ei meeldi naised võimupositsioonidel. Talle ei meeldi ka Biden. Putini osas on Kerro kuidagi napisõnaline. Aga need on kõik Kerro isiklikud arvamused. Ta ütles seda, et see ei ole see, mida inglid ja kaardid ütlevad. Seega need ei loe. Vaatame, mis siis ennustati. Järgneva 3 aasta jooksul juhtub draama. Kaja Kallas keerab kõik Ratase tööuntsu. Ta ei kehtesta piiranguid. Me lööme koroona rekordeid. Kuid see tegemata töö pole Kaja Kallase karjääri lõpp. Tema karjäär lõpeb rahade pärast. Ta paigutab mingit riigi raha valesti. Ta ei varasta seda, kui ta investeerib või jaotab selle vigaselt. Üleüldse Kaja on segaduses loll rumal naine, kes üksinda tegelikult ei ole üldse võimeline valitsema. Praegu ta riiki üldse ei juhi. Tema selja taga on 2 meest, kes on tegelikult võimul. Üks tumedate juustega ja üks heledate juustega. Heledate juustega mees on ta isa. Tumedate juustega on keegi teine. Me ei tea kes, võib-olla kantsler, võib-olla armuke, võib-olla kadunud vend, võib-olla mingi poeg, lihtsalt ei tea. Kaja elu läheb untsu siis, kui tema isa haiglasse satub. Siis tuleb üks tumedate juustega naine, kes avalikustab kõik ta vead ja saladused, mis järel Kaja põgeneb välismaale ja tuleb uus mees peaminister. Kas jäi meelde? See oli nüüd 3 aasta plaan. Nüüd, kui ma peaks panustama, siis mina panustaks ka sellele, et valitsus lõpuni vastu ei pea. Eesti ajaloos on vaid üks koalitsioon, kes on lõpuni vastu pidanud. Ning muidugi ma panustaks ka sellele, et järgmine peaminister on mees. See on loogiline, nagu enamus on. Mis puutub sellesse ülejäänud seebi ooperisse, siis elame näeme. Üks ennustus siiski on juba puusse läinud. Kaja pani piirangud peale ja ta on avatud seda uuesti tegema. Seega märgime siia ühe tunne, et ta teeb meie Eesti olukorra, kui ta paneb piirangud peale,
nii hulluks, et me olemegi igal pool uudistes lihtsalt. Ja jätkame. Välismaaga. Biden sureb enne oma valitsuse lõppu võimul olles. Kõigepealt teda ründavad Trumpi toetajad, kuid ta sellest ei sure. Ta sureb, kuna ta süda ütleb mingi hetk hiljem ülesse ja tema asemele tuleb naine. Sõda Venemaa ja USA vahel ei tule. Kuid Eesti on siiski tugevalt mõjutatud, sellepärast et varsti on võimatu Eestis saada Venemaa viisat. Nimelt, peatselt pakub Venemaa meile mingit raha või mingeid vaktsiine või mingit muud ressurssi. Eesti keeldub sellest. Venemaa sollub selle peale ja teeb reisimise Venemaale võimatuks. Ja Kerro meelest on Eesti selles situatsioonis väga väiklane. Nüüd me teame, et see asi, mida pakuti, ei olnud vaktsiin, kuna Sputnikust me keeldusime ja viisad on siiamaani kätte saadavad. Ning Biden. Kui Biden tõesti peaks surema, on järgmine president naine, kuna asepresident on praegu naine. Seega tublide Kerro, sa oskad guugeldada. Eks vaatame, kas Biden sureb. Trumpi pooldajate rünnaku läbi vaevalt. See liikumine on kiiresti kustumas. Südamehaiguse tõttu. No, kui ta peaks surema, siis ma pakuks sama. Kuid mina pean siinkohal kihla, et ta peab lõpuni välja või astub tagasi ennem, kui ta sureb. Seega, kui mul on praegu õigus, Kerro, pead sa tunnistama, et ma olen parem selgeltnägija, kuna mul polnud kaarte vaja, et seda näha. Ja siis see suur sõda. Kui mina oleksin selgeltnägija, pakuksin mina ka, et sõda ei tule. See on lihtne riskianalüüs. Kui ma ütlen, et sõda ei tule ja sõda tõesti ei tule, siis on ju kõik perfektne. Ma saan kuulsust, ma saan raha, kõik on väga hea. Kui ma ütlen, et sõda ei tule, aga sõda tegelikult tuleb, siis on kõigil nii palju tegemist, et mitte kellelgi pole aega juhtida tähelepanu minu apsakale. Ja see on igatepidi kõige ohutum ennustus. Sest täpselt samamoodi, kui ma ütlen, et sõda tuleb ja sõda ei tule, siis on nagu väga piinlik. Kui ma ütlen, et sõda tuleb ja sõda tuleb, siis jälle keegi pane tähele, kõik unustavad ära selle asja. Et siis selline seebiooper on meie poliitikas tulemas 3 aasta jooksul. Eks hoiame me näppu pulsil ja vaatame, mis juhtub. Ülejäänud video räägib Kerro hingedest ja surmast. Sellest tuleb veel üks video kaugest tulevikku ja ärge muretsege. Meid huvitab siin ainult ennustus. Selles videos saime teada, et koroona on päris ja selle piirangud on vajalikud, mis on väga hea. Me saime teada veidi valeinformatsiooni Rootsi ja selle piirangutest. Sellest tuleb video kunagi tulevikus. Me saime teada mitte kui midagi Estonia kohta. Sellest on mul juba video olemas. Ja me saime teada hästi palju asju meie valitsuse kohta. Seega need valitsuse ennustused. Valmistuge ennast jälle looks. Kõigepealt 3 aasta ennustus. See skandaal Repsile läheb väga raskeks. Tema tööpost haridusministrina on ohu all ja kogu valitsus on ohu all. Siis tuleb üks blond naine. Pakub talle uut algust, midagi välismaaga seotud, kuid mitte välismaal, siiski poliitiline positsioon. See päästab Repsi karjääri. Tema asemele tuleb üks tumedapealine noor naisterahvas, kes toob välja need saladused. Ja mitte ühe saladuse, vaid 2 saladust. Mis on väga sarnase iseloomuga saladused, nagu see Repsi praegune kohvimasina olukord. Selleks hetkeks on riigil niikuinii raha otsas ja Kallase valitsus kukub. Ja Reps kohtusse ei lähe. Nonii, kontroll on lihtne. Kes on see müstiline tumedapäevane naine, kes pärast Repsi tuleb ja valitsuse kukutab? Oi jummal. Oota, ta oli haridusministri kuni Ratase kukkumiseni. Millal see video tehti? No kurja. Ma just kiitsin sind, Kerro, heas guugeldamises. Sinu ennustuste ajal oli haridusminister Liina Kersna, mitte Reps. Seega äkki Liina on see reformierakondlane, kes toob need 2 saladust välja. Eks vaatame. Kuid Repsi ennustused siis. Reps oli Riigikogus sinu ennustuse ajal. Ta oli Euroopa Komisjoni esimees ja nüüd on ta väliskomisjoni liige, keda praegu kaevatakse tsiviilis kohtusse.
3 ristimärkmikusse. Ta ei ole kohtus, ta ei kaotanud oma tööd skandaali pärast ja mitte mingi blond naine ei päästnud teda välismaa tööga. Nüüd, komisjoni liige on Riigikogu liige. Iga Riigikogu liige peab olema komisjonis. Komisjonil pole reaalset võimu, see on kontrollorgan. Ja see pole uus algus poliitikule. Seega ärge hakake mulle pihtagi jutuga, et Kerro pani millegagi täppi. Ta eksis absoluutselt kõigega. Kõige hullemini ta eksis olevikuga. Asi, mida iga inimene tänaval näeb ja teab. Selles videos tuli jutuks Briti kuninga pere ja vaktsiinid. See video oli ka esimene, kus Kerro ennast õigustas. Ja ta selgitab, miks osad tema ennustused juba täitusid. Paar saadet tagasi ma vaatasin ka muid vaktsiine, mis meil praegu siis on. Ja ma rääkisin ka sellest, et tulevad verega seotud probleemid. Nüüd on nad käes. Vere hüübivusprobleemid, trombiohud. Sellest ma juba rääkisin tegelikult. Tuletan meelde, et ta päris sellest ei rääkinud niimoodi. Ta ütles, et tuleb uus tüvi, mis on verega seotud ja tapab rohkem mehi. Neid tüvesid tuleb veel juurde. Need uued tüved, mis on tulnud, need ei ainukeseks tüveks. Tulevad ka mingid verega seotud haigused, mis on otseselt siis seotud ka selle koroonaga. Kas vaktsiiniga või vaktsiini läbi, mina ja tuleb veel mingisugune viirus või taud. Paraku näitab ka sinu kaart ja kalender seda, mis laadi viirusega siis seekord tegemist on. See peaks olema kuidagi, et nagu vana haigus uues kuues. Ja midagi, mis on seotud verega. Ei tea, kas Kerro valetab või mäletab valesti. Ja ma juba selgitasin, et trombid ja vaktsiin ja koroona, nende seos on suhteliselt väike. Ja isegi kui sa oleksid öelnud, et vaktsiin tekitab trombe, oleks see siiski vale. Mis puudutab kuninglikku pere, siis Kerro rääkis meile väga palju isiklikudest motiividest, hoiakutest ja emotsioonidest, mida me mitte kunagi kontrollida ei saa. Seega jätame need praegu kõrval ja keskendume ennustustele, mida me saame kontrollida ja testida. Sest siin pani Kerro vist esimese ennustuse täppi. Kuningakojas peaks tulema ka meesterahva surm. Meesterahva surm näitab terve riik on leinas. Ja võt see annab talle tõuget siis teha see samm ära. Võt selle meesterahva surmal ma ei näe, et see oleks kuninganna Elisabethi mees. Me kõik teame, et ta on puru vana juba, ta on 99 ehk. Et ma ei mõtle teda, see näitab ikkagi nooremat meest perekonnaringis. See võib olla ka suure tõenäosusega Charlesi järsk üleminek. Ja siis ta hakkab rohkem mõtlema oma venna peale ja siis tuleb see tagasipööre. Liiga kindla peale minek oleks see kuninganna Elisabethi abikaasa siis. Et tal on nagunii minek lähima aja jooksul, sest ta on nii vana juba. Ja selleks ei ole kaarte. Peaaegu. Nii napilt sai see punkti. Seega, kaardid ei näinud Philippi surma, vaid mingi noore mehe surma. Seda ei juhtunud. Kaardid nägid, et kuninganna ütleb midagi välja. Seda ei juhtunud. Kaardid nägid, et Megani eks tuleb tagasi. Seda ei juhtunud. Kaardid nägid ka Harryle juriidilisi probleeme ja ta tuleb koju tagasi pärast oma venna surma. Okei, vaatame, märgime selle üles, võib-olla tulevikus. Vaktsiinide osas nägid kaardid Johnsonsi vaktsiinil rahalisi konflikte ja osade partiide tagasiviimist, mis ei juhtunud. Ja et vaktsiinide kohta tuleb mingit infot, mis on ka rahaga seotud, mis ka ei juhtunud. Ainus info, mis vaktsiinide kohta välja tuli, oli nende madal efektiivsus. Seega ei. Siin on meil päris palju riste. Ja viimane märge. Pärast Johnsonsi tuleb vaktsiin. Ja vaata see vaktsiin. See on see ohtlik vaktsiin. Seega märgime selle üles. Eks vaatab. See oli väga kurb episood. Siit episoodist algabki Kerro allakäik. Ühelt küljelt ta teab, mis toimub.
on pandeemia ja haiglad on patsiendi täis ja kõik see luure. Paljusid ju huvitab ka, et mis meie suves siis saab, sellepärast et koroonapiiranguid on peale pandud. Ja on räägitud ka sellest, et neid võidakse veel pikendada, sest reovee-uuringud ju näitavad, et tegelikult oleme ikka veel kasvutrendis. Mitte midagi ei ole veel maha rahunenud. Ja vaatame, kuidas siis edasi meil läheb. No, mina olen suur uskuja, et läheb hullemaks veel. Seega, ta peab olema oma ennustustega, reaalsusega enam-vähem kursis, kuid teiselt küljelt on tal vaatajad, kes eitavad reaalsust. Nii et ta peab neile ka kuidagi meeldima ja niimoodi ta terve episoodi pendeldab ühelt äärmuselt teise äärmusesse. Pea teadma kõike tegelikust pandeemiast. Ma olen alati öelnud, et mina pandeemiat siin ei näe. Läbi kaartide ei saaks öelda, et meil oleks selline pandeemia. Aga ülemaailmselt oli vaja see pandeemia luua. Aga vaatame, mis ta ennustas selles videos ka. Ja alustame suurest pildist. Video tegemise ajal märtsis oli uudiseks Kaja Kallase salastatud koroona andmed. Info, mis salastati, oli kollete piirkonnade inimeste arv kolletes. Too statistikat ei salastatud. Ja salastati need andmed ainult avalikkusele, aga mitte Riigikogu komisjonide esimestele. Selle salastamisel oli oma loogika. See oli siis patsienti privaatsuse ja rahva liikumise varjamine. Kas see loogika oli ka õigustatud? Ma ei tea, ma ei oska öelda, aga see pole selle video teema. Selle video teema on Marilyn Kerro ja tema ennustus. Ja Marilyn Kerro arvab, et salastati kogu koroonastatistika ja tal on oma teooria selle vigase järelduse peale, et miks seda tehti ja mida see tähendab. Kallas on sellises halvas olukorras. Kui ta piiranguid ei pane, on olukord halb. See on see esimene video. Kuid kui Kallas piiranguid paneb, siis on asi veel halvem. See on nüüd see video siin. Tegelikult koroona pole päris. Ja mingi tumedate juustega välismaa mees sunnib Kallast piiranguid peale panema ilma asjata. Novembris, presidendi valimiste ajaks, tuleb totaalne ühiskonna kollaps. Tuleb hästi palju töötuid, kodutuid ja massiline väljaränne Eestist. Ma eeldan, et siis jääb ka Siim Kallas haigeks ja tuleb tumedapealine naine ja kõik see luri jätkub. Väga hea. Nüüd, kus me teame täpset aega, me saame kogu seda ennustust kontrollida. Mis siis juhtus, kui uus president tuli? Mitte midagi ei juhtunud. Valitsus valitseb, rahvarikkus kasvas huvitaval kombel. Saladusi ei tulnud. Aga ma olen helge. Ma märgin siia ühe ainsa risti ja eeldame, et see eksid ainult ajaga. Ja küll tulevikus need 2 saladust tulevad ja tumedapealine naine ja mis iganes. Suvel leevendatakse piiranguid ja see on viga. Sellepärast lähebki kõvasti hullemaks ja see viibki kollapsini. Suvel võetakse vastu ka uus seadus, mis paneb inimestele rohkem makse. Ja rahvas hakkab mässama, täpselt nagu vabaduse sõit, mis siis ennustuse ajal toimus. Olid tõesti protestid. Märtsi ja aprilli protestid olid seotud järelevalvega. Seaduse vastu, mis võttis piirangute jälgimise Terviseametit ja andis selle kohustuse politseile. Suvel olid ka protestid, aga mitte keegi pole päris kindel, mille vastu need olid. Aga need olid. Võimalik, et vaktsineerimise ja vaktsiinipiirangute vastu. Raha ja maksude vastu ei protestitud. Seega siia tuleb üks ristikene sul. Uus president tuleb mees, vuntsidega ja ta on Brüsseliga seotud. Tal on haige süda ja ta tuleb selle kriisi alguses. Ta ei tekita seda kriisi, vaid tuleb selle alguses. Oma mida tõi aasta 2020 videos ma selgitasin, miks mehe pakkumine ei ole nagu eriti suur ennustus kui selline. Kuid vuntsid, välismaa ja süda, need on juba ennustused, millest üks vist läks täppi. Ma pole kindel, sest kord on HP-kord mitte, kuid Brüsseliga ta seost pole ja haiget südad ka mitte. Seega sa saad summa summarum 1 X-i. Aga juba hakkab täpsemaks minema. Selles videos kinnitab Kerro, et talle endiselt ei meeldi Biden.
ja ta sai valesti aru 347 SE seadusest. Ja see valarusaam on täiesti arusaadav, sest et riigi kommunikatsioon on olnud nõrk ja Grünthal ja Vooglaid on kõvasti vaevanud inimeste hirmutamisel. Aga tundub, et sinu kaardid ja sinu kõrgemad inglid on mõjutatud sellest valeinformatsioonist. Veider, eks ole. Aga sellest räägime natuke hiljem teises videos. Aga ennustused siis. Ennustused Ukraina kohta. 3 aasta jooksul Ukraina ja Venemaa vahel sõda ei tule. Venemaa on üldse huvi kaotamas Ukraina vastu ja vaatab pigem mitte. Venemaa keskendub kõvasti oma tehnoloogilisele arengule ja toob välja mingi imerelva. Ainus kraaklemine läänes tuleb suusõnaliselt ja diplomaatiliselt. No nii, see on meil kas nüüd mitte ennustus või märgime selle tulevikku ülesse. Nagu ma ütlesin esimeses video kohta, siis sõja ennustamine või rahu ennustamine tähendab, on ohutum käik igatepidi. Praegu olukord on pingelisem kui tavaliselt, kuid sellele vaatamata ka mina arvan, et sõda ei tule. Aga märgime selle siia kõrval üles ja vaatame. Sest et äkki see eksid, äkki tuleb sõda ja me mõlemad eksime. Äkki tule sõda ja ma olen ikka sust parem selgelt nägija, kuna me mõlemad ennustame ühte sama asja. Venemaa ja Hiina liit on teemaks tulnud juba kõvasti enne sinu ennustust Kerro ja see pole veel mitte kuhugi viinud, mis veel hullem, see on Venemaa nõrgemaks teinud. 2021. aasta alguses võeti kasutusele kauaplaanitud Zircon rakett. Kuid see pole päris ennustus, võttes arvesse, et Putin lubas seda juba aastal 2018 ja neid uusi relvi tuleb veel ja iga paari aasta tagant kõikides maailma riikides. Venemaa, nagu kõik ülejäänud riigid, peab moderniseerima või ta kaob. See on mitte ennustus. Suure tõenäosusega see neil läbi ei lähe. Isegi kui läheb mõneks ajaks läbi, siis see võetakse tagasi nagunii. Kui see läbi läheks, siis midagi tuleb ka midagi muud läheb läbi ka seoses kas haiglatega või haiglas olemisega. Kuidagi seal ka hakkab midagi muutuma. Mitte midagi muud, kui näitab ainult sõda. Ühesõnaga, inimene ei lase selle läbi minna lihtsalt. Väga paljud, kui see läheks läbi, mida ma ei näe, et see täielikult läbi läheb, kui see peaks läbi minema, siis tuleb jälle, millest ma olen rääkinud, väljaränne. Ja tuleb väga suur sõda sellest, ehk siis see, mis me oleme viimasel ajal näinud, see kaardendab ära, et see on alles algus, et rahvas seda niimoodi ei jäta. Rahvas ei hakka nõus sellega olema. Isegi kui see läbi viiakse, siis tuleb ikkagi Eesti-sisene sõda, ma ütleks isegi. Seega olid tõesti protestid. 2,000 inimest protestis otse selle seaduse vastu. Oktoobris olid protestid suuremad ja pöördumisele kirjutas alla 2% elanikkonnast. See on juba päris suur osa rahvast. Mitte rahvas, aga päris suur osa sellest. Kuid see pöördumine ei olnud otseselt selle seadusega seotud. See oli seotud piirangutega ja haiglasüsteemi ja üldse see oli nagu EKRE toetusprotest ka ühes. Ja 2% elanikkonnast, olgu et see on suur protsent, ei ole veel mäss. See pole kindlasti kodusõda. Ja see pole ka suure väljarände algus. Viimaks see seadus. See seadus väetavalt suruti meile välismaalt peale. Ei. See seadus on väga Eesti spetsiifiline. Riigid, kus varem on pandeemiaid olnud, nagu Hiina, India, tegeleb juba ammu politsei karantiini ja tõrjenõuete jälgimisega. Eestis pole varem pandeemiaid olnud ja meil tuli kohaneda ja politseile tuli see kohustus peale suruda. Siin saad sa väga palju ristada. Ka mingisuguse suure staari surm on. See oli selle episoodi esimene valeennustus. Maikuus suri väga palju kuulsusi. Nagu ka igal teisel kuul. Keskmiselt sureb iga päev 30 kuulsat inimest. Miks see maikuu on nii palju erilisem on? Sest see polegi. Maikuus ei surnud ka mitte ühtegi ülikuulsat inimest. Sellest saad sa X-i. Maikuus ennustasid sa ka head aega tööd vahetada, kuid suures plaanis ebastabiilsust, kuna kusagil kõrgemalt tuleb mingi negatiivne uudis koroona kohta. Võetakse vastu ka koroonaga seotuvaid seadusi ja uusi trahve ja vähendatakse ematoetust. Ematoetusi ei vähendatud.
negatiivseid uudiseid välismaalt koroona kohta ei tulnud. Ja see uus seadus, no võeti vastu see sama 347 SE 22 mai, aga see oli ka ainuke seadus, mis maikuus vastu võeti. Ja eelmine videos ütlesid, et seda ei võeta vastu. Mis siis nüüd saab? Kas sa muutsid oma ennustust? Kui sa rohkem infot teada said, mis nagu juhtus, Kerro? Ja mida mina teen? Kas see nüüd vale ennustus, mitte ennustus või äkki õige ennustus? Ma eeldan, et sa mõtlesid siin siiski midagi muud, mingit muud seadust, kuna sa räägid meil siin salatsemistest ja trahvidest. Nad tulevad välja mingi uue teooriaga nüüd, mis on seotud koroonaviirusega ja pandeemiaga, kui me võime nii öelda. Mingid uued seadused, mingid uued muudatused, mis mõjuvad meile kõigile. Kas siis seaduseid vastu või jätakse mingid toetused ära? Seega, neid ei tulnud, mingit seadussaladuste ja trahvidega ei tulnud, sa saad X-i, see oli vale ennustus. Me saime ka pika plaani osas veel targemaks, lugu läheb veel selgemaks. See lugu on päris keeruline, aga hakkame pihta. Nagu mäletame eelmisest korrast, kui tuleb president, siis hakkavad saladused selguma. Tuleb kõvasti uut informatsiooni ja need 2 saladust tumedapealine naine. Kuid vahepeal võtab Kaja Kallas kõvasti laenu, pankrotistab riigi ja vähendab kõike toetusi. Ja mingid sektor, kus töötab palju noori mehi, kannatab selle all väga palju. Kuid see ei tähenda veel Kaja Kallase lõppu. Kaja Kallas kukub lõplikult 3. valitsuse aastal ehk 2 aasta pärast. Ja enne, kui ta võimult lahkub, teeb ta midagi positiivset. See on tema võimu viimane tegu. Ta toob kuskilt hästi palju raha sisse. Mitte laenu, aga kuskilt mingisugust kasumit. Peale mida siis jääb Siim haigeks, valitsus kukub, tuleb mees võimule. See mees leevendab meie majandusolukorda, tõstab toetusi ja aitab paari sektorit, kuid ta ei suuda päästa riiki. Eesti riik säilib vaid 13–15 aastat pärast Kallase kukkumist. Ehk aastaks 2039 tuleb lõplik kollaps. Ei tule okupatsiooni, aga kõik variseb kokku ja tuleb mingi uus kord. Linnad surevad välja ja suur maaomanikud väljaspool linna saavad uueks eliidiks. Briti kuninglikust kojast rääkis Kerro ka natuke. Philipp on surnud ja tema matustel läheb tüliks tema pärandi pärast, mis on väga kummaline, kuna kuninglikul perel on väga selge pärandiseadus ja Philippil oli testament, kus ta jagas oma 30 miljonit naela isiklikku vara oma 2 poja, 3 ustava alluva ja heategevusasutuste vahel. See testamendi täpne sisu on salastatud 90 aastaks, kuid avalikkuse ette mingid rahakonflikte pole nagu tulnud, seega sa tiksisin. Perekonnas surevad inimesed 3 kaupa. Peatselt sureb veel 2 perekonnaliiget Briti perekonnas. 1 mees ja 1 naine. Varsti on juba aasta möödas. Ma panen sulle siia praegu pehme X-i, kuna sa ei täpsustanud, kui lühike see periood peab olema. Aga ma olen väga skeptiline, et see ennustus täppi läheb. Mida lähemale me aasta lõpule jõuame, seda täpsemaks lähevad Kerro ennustused. Mäletate, detsembrikuus ennustas Kerro väga täpset koroonakäiku. Jaanuar oli väga raske kuu ja niimoodi ta ka ütles. Kuid minnes kaugemale, ta ütles ka, et aprill ja mai olid väga rasked. 19. aprill, see kuu, kui pidi väga palju inimesi surema, vaatas Kerro uuesti tulevikku. Ja ta nägi, ma ei ütleks isegi sügis, et see midagi väga nii hullu ei näe, aga pigem see talve poole tuleb jälle. Tuleb jälle haiglasse minekud. Peaaegu said linnukese. Kui talv algas, siis oli pea 70% elanikkonnast vaktsineeritud ja natuke oli loomulikku immuunsust kadunud. Olgugi, et vaktsiinid on ebaefektiivsed nakkuse vastu, on need väga heaks raviks. Vaktsineeritud inimesed ei sattunud haiglatesse ja kuna piirangud olid vaktsineerimata inimeste peal, siis ei nakkunud need ka nii suurel määral. Selle tulemusena oli nakkumisnäitaja kõrge, kuid haiglates, see ei sõnnustus, haiglates ei olnud palju inimesi, vaid oli väga vähe inimesi. 2021. aasta viimane laine jäi siiski sügisesse, sügise lõppu, mitte talvesse. 2022, see on natuke teistsugune lugu oma uue tüvega. Ja see sujuvalt viibki meid üle
pikka ennustusse. 3. aasta lõpus on juba päris hästi. Aga siis midagi aretatavat tuleb midagi uut jälle meil. Aga mitte enam nii tugevalt. Me ei ole haripunktis, ma eelmine ütlesin, me ei ole veel seal tipus. Nende koroonasurmadega ja selle koroonalainega, et need lained tuleb ikkagi, mina näen, et veel. Koroona on meile veel 3 aastaks, mis järel tuleb uus tüvi, mis on kõvasti pehmem. Omikrooni ta ette ei näinud, seega ärge isegi hakake pihta. Järgmine aasta pannakse riik uuesti lukku. Koroonasurmade tipp on veel ees. Mingi jama tuleb ka vaktsiinidega, need võetakse tagasi ja mingi rahajama. Maskidest loobutakse, aga mitte Eestis. Ning 3 aasta pärast, kui see pehmem tüvi tuleb, siis tuleb ka uus viirus, mis mõjutab lapsi. See on midagi tuulerõugete sarnast. 2021. aastal pidi surema ka koroona vastane poliitik, kes on juhtival positsioonil. Ja ta sureb koroonasse. Seda ei juhtunud. Ja ülejäänud video selgitab Kerro, kuidas ta ei usu, et see haigus on looduslik ja hämab ühest kadunud tüdrukust. Sellest põgusalt järgmises videos. Siin videos eksib Kerro 2 korda reaalsusega. Nende asjadega, tema ongi seal maailma tervishoiuorganisatsioonis, eks ju. Bill Gates ei ole maailma tervishoiuorganisatsioonis. Tegelikult Ameerika kodanikuna ta on. Täpselt nagu sina, Eesti kodanikuna. Vaata, maailma tervishoiuorganisatsioon on ÜRO osa. Ja ÜRO on põhimõtteliselt koosolekuruum riikidele, kõigile maailma riikidele, sealhulgas Eestile. Ning Eesti annetab raha ja teadmisi maailma terviseorganisatsioonile. Kuid ma ei usu, et sa päris seda mõtlesid siin. Perspektiivis praegu vist on ka veel Hiinas see teema, et 1 lapse seadus, eks ju, et kui tuleb neid rohkem, et siis seal mingi teema on sellega, et siis pead maksma selle eest, et kontrollida kuidagi seda populatsioon oli ju Hiinasse. Hiina lõpetas oma 1 lapse poliitika 6 aastat enne sinu video tegemist. See lõppes, kui saadi aru, milleni see viib. Hiinas demograafilise katastroofini. Mul on kiusatus sulle rohkem riste panna, kui sa reaalsus vastu eksid, aga ma ei tee seda, kuna ma olen aus inimene. Lihtsalt lepime sellega, et ma olen parem selgeltnägija kui sina, kuna ma suudan olevikku hästi näha. Ülejäänud video räägib Marilyn Kerro Bill Gatesist, Hiina riigist ja Hiina tõusudest. Ennustusi on vähe ja suurem osa ajast demonstreerib Kerro, kui vähe ta fondidest teab ja inflatsioonist aru saab. Aga vaatame ükshaaval need ennustused siis üle. Bill Gates. Tema soov on teenida raha ja vaadata, kui kaugele ta saab selle teenimisega minna. Ta tahab ka maailma valitseda, vanad süsteemid lõhkuda ja uus kord kehtestada. Ta sõltub väga palju oma naisest, kes on tema pehmendav pool. Ta hoiab tagasi oma naise pärast oma jõhkrust. Tema naisega juhtub midagi ning Bill aastal 2022 toob välja midagi, mingi uue haiglasüsteemi. Ta oleks seda varem teinud, aga kahjuks koroona rikkus ta plaanid ära, seega Bill pole koroona taga. Ja Bill Gatesi asemele tuleb mees, kes on temast leebem. Väga laisk sinust, Kerro. Väga laisk. Kohe üldse ei viitsinud seekord guugeldada. Kas Bill Gates soovib maailma valitseda? Võib-olla. Aga ma ei tea seda ja me ei saa seda mitte kunagi teada. Bill Gates toetab oma naisele, kes seda tagasi hoiab julmuse ja kurja eest. Ei tea. Kuid kui nad lahku läksid, ei muutunud Bill Gates kurjamaks. Bill Gatesi naisega juhtub midagi. Ülimalt täpne ennustus, Kerro. Ülimalt täpne mitte-ennustus. Bill Gatesi heategevus on toonud tualette, ravimeid, haiglaid vaestesse riikidesse. Ta ka rahastab uute tehnoloogiate arenguid nii avalikus sektoris, nagu ülikoolides, kui ka erasektoris, nagu eraettevõtetes. Kuid ärme mitte kunagi unusta, et kõik need haiglad, tualetid ja tehnoloogia pole tema poolt ehitatud ja arendatud. Ta on tehtud heategevusasutuste poolt, millele ta raha annetab. Bill Gates ei ole praegu mitte midagi muud kui rikas aktsionär. Ta ei tee juba ammu reaalset tööd, ainult koormab rahvast oma kasumiga. Tema fond teenib samuti ise raha ja olgugi, et ta suunab, kuhu see raha läheb, ei juhida seda. Fondi ja Microsofti juhivad juba ammu teised mehed. Kui ta sureb, jäävad need asutused samuti püsima teiste inimeste juhtimise all ja tema vara läheb ta laste, 2 tütre ja 1 poja vahele. Ta pole veel surnud, aga ei ole mitte mingit meest, kes midagi üle võtaks, kuna pole mitte midagi, mida üle võtta.
Kerro tegi ka paar väga julget ennustust Hiina kohta, et Hiinast saab tulevikus hea koht naistele ja sellest saab ka uus maailmavõim, mis on USA võimeline vastu seisma. Need on väga julged ennustused, kuna Hiina juba on teine supervõim maailmas. Kas ka Hiina tulevikus naistele hea koht on ja kas ta jääb püsima? Mina ütlen, et pigem mitte. Aga eks me vaata. Ning viimaks, hinnatõus lõpeb, kuna lihtsalt kallimaks enam minna ei saa. Ja aasta lõpus hakkavad hinnad isegi langema ja tuleb mingisugune uus maks. Te ei usu mind? Ma ka ei usuks. No mina ei näe, et hinnad kuskil nüüd päris lakke läheksid. Ma arvan, et siin ei ole kuskil lakke enam minna, nad on niigi üks Euroopa kõrgemaid. Aga huvitaval kombel näitab, et hakkab langema. Kuigi praegult ma näen ka, et see on nagu tõusvas trendis, aga kui ma vaatan aasta lõpus, siis peaksid hinnad hakkama langema. Ja mingisugune lisaasi pannakse meile veel juurde läbi, mille siis veel tõsta. Siin ma ei näe, et mingit head muutust tuleks, et pigem see elektri asi läheb küll hullemaks. Ja ei, elektri hinnad hakkasid tõusma pärast aasta lõppu, mitte enne seda. Seega selle eest ka punkti ei saa. Selles episoodis õigustas Marilyn Kerro BioBlock ninaspreiga oma ennustust lihtsast koroonaravimist. Seda, mida ta esimeses episoodis ütles. Ma rääkisin ka sellest paar videot tagasi, mitte isegi paar, võib-olla aasta alguses, et tuleb üks meesterahvas, tuleb idee peale ja hakatakse väga tavalisel viisil, tavalise ravimeetodil ravima siis või leevendama koroonat. Tundub, et see hetk ongi läbi ninasprei käes. Mingi teema nüüd sellega siis tuleb. Ja selle ees otsas on mingi meesterahvas. Võimalik, et siis leitakse mingi täiesti lihtne tavaline raviviis, aga see ei ole miski pärast täielikult veel kasutusel, aga see kindlasti mingi aeg tuleb. Vaata, kui lihtne on tagantjärgi oma ennustust muuta. Ravi, leevendav asi, mingi meetod, kõik on üks ja sama, eks ole. Marilyn ei ole üks ja sama. Sõnadel on tähendus ja selle eest siin punkti ei saa. Selles videos Kerro ei viitsinud ka krüptorahade kohta eriti uurida ning ta ennustused olid sellepärast ka väga valed. Ta saab hästi palju riste siin. Esiteks Kerro ütles, et varsti saab krüptoraha eest maad osta. Seda saab juba ammu teha. Ta ütles ka, et krüptoraha eest ei saa mitte kunagi palka maksta, kuna riigid ei luba seda. Samuti vale. See kuu sai esimene mees krüptopalka. August, september ei tasu krüptoraha, Bitcoini ja Ethereumi osta. Vale. August, september olid just head ajad Bitcoini ja Ethereumi ostmiseks, kuna hind oli hästi madal. Ning viimaks tuleb üks edukas krüptoraha 3-4 aasta pärast, mille sümboliks on jingi ja jängi sarnane kujund. Ja sinna tasub investeerida. Eks vaatame, aga ma ei võtaks sinu sust nõu kuulda krüptoraha teema. Ja ülejäänud video räägib Kerro natukene siis meie BioBlockist. Nimelt, BioBlock on ravim, aga seda blokeerib mingi blond naine ja selle tõttu see lihtsalt surutakse maha. Esimesed 3 kuud on raske, kuid edasi läheb sujuvamalt. Esiteks, BioBlock ei ole ravim ja see ei saa mitte kunagi ravimiks. Või sa tead sellest asjast rohkem kui BioBlocki enda tootja. Mis puutub tagasilöökidesse, siis minu meelest BioBlocki pole mitte mingit tagasilööke olnud. No üks oli see, et inimkatsed lõpetati ilma tulemusteta ära, aga sellele vaatamata müük on hea ja kõik läheb hästi. Ja mingi blond naine, no ma ei tea, Ravimiametis on väga palju naisi, mõned brünetid, aga mingit blokki, mingit mahasurumist ei ole olnud. See video lõppes ka väga vara, väga palju ennustusi järsku rääkimata. Kerro lõpetas selle video siis, kui ta hakkas rääkima meil looduslikust keemiast ja vaktsiinidest ja vast on niimoodi parem. Ei maksa liiga palju oma arvamust rääkida, äkki mõni fänn solvub. Eks ole, Kerro? Ma vaatasin Bill Gatesi, ma hakkasin Melindate pilli vaatama, nüüd teate väga hästi tuli välja, et läks lahku, et siis ma hakkasin ka vaatama, et võib-olla tõesti kaameris oli õige seda isiklikku elu vaadata, okei. Aga teada, ma olen märgi kandnud selle jaoks. Aga see ei ole minu teema. Selles videos oli siis meil eneseõigustus ja tõesti, Kerro ütles 2 videot tagasi varem, et Melindaga peaks midagi juhtuma, aga ma ei lähe isikliku elu peale, et see meid praegu ei huvita. Melindaga juhtub midagi isiklikku. Põnev.
ma märkisin selle eelmises videos mitte ennustuseks, kuna see pole eriti täpne ega ju. Kuid see on väga hea ennustus, kuna see võib tähendada ükskõik mida. Tõesti, see võib tähendada lahutust, kuid see võib ka tähendada haigust, õnnetust, ma ei tea, uue raamatu kirjutamist, kõikvõimalikud psühholoogilised probleemid. Ja mis kõige parem, isegi kui see ennustus ei täitu, saad sa alati öelda, et see tegelikult täitus, aga kuna see on isiklik, siis seda avalikkusele ei öelda. Kuid teeskleme, et kaardid tõesti ütlesid, et Melinda lahutab. Miks sa seda jälle välja öelnud? Kas sa tõesti kardad, et Melinda vaatab sinu videosid ja solvub, saab haiget? Kas sa kardad, et ta kaevab sind kohtusse? Või kas sa tõesti austad tema privaatsust? Ja kui sa tõesti ta privaatsust austad, siis miks? Miks just tema oma? Sa ei austanud Briti kuningakoja privaatsust, rääkisid väga isiklikest emotsioonidest ja tülidest. Sa selles videos ei austa meie enda presidentide privaatsust. Räägid, kuidas nende perekonnas on surmad tulemas, kuidas nad üksteisest isiklikult arvavad ja nii edasi. Kuule Karis, eestlane, kes tõesti võib vaadata neid videosid. Kas sa tead, su perekonnas sureb varsti üks noor mees? Aga Melinda lahutus, oi, see on liiga isiklik, sellest ma küll ei tohi rääkida. Mina arvan, et sa ei näinud mitte midagi Melinda kohta. Lihtsalt ütlesid midagi nii üldist kui vähegi võimalik, lootuses, et oma ennustus saab tulevikus sellega kuidagi viisi siduda. Ülejäänud video räägib Kerro meile presidentidest, Eesti presidentidest. Ja teid võib-olla üllatab see, mind ei üllatanud, aga Kerrole kohe üldse ei meeldi Eesti presidendid ja talle üldse ei meeldi Eesti presidendi asutus. Aga ennustused siis. Presidendi valimised tulevad rasked, väga rasked. Riigikogus tuleb tüli ja vaidlused sellel teemal on lõputud ja meile tuleb 2 kandidaati. Üks eestlane, tubli eestimeelne poiss ja üks mees Brüsselist, kes ei raatsi isegi kohale tulla. See teine võidab läbi kavaluse. Tema võit ei tule aga kellegi üllatusena, mis on veidi vastuoluline, aga mis iganes. See võitja, Brüsseli mees, on siis tugevalt Brüsseliga seotud. Ta on veemärk, ta on varem juhtinud, ta on kergelt selgelt nägija, rikas ja iseloomult üksildane hunt. Kersti Kaljulaid ei taha oma kohast loobuda ja tuleb päris vihane sõnavõtt nende vahel. Tema võimu ajal sureb mingi noor mees tema perekonnast. Ta käitub rahadega valesti, viib seda välismaale ja siis see sama naisterahvas, kes Kaja Kallase kukutab ka tema. Ning muidugi tal on vunts ja kui tal seda pole, siis ta kasvatab selle. Ta on ka rahvale rohkem meelt mööda kui Kaljulaid. Ja Kersti, ta läheb välismaale pärast seda, kui ta kaotab. Nonii, kas meie uuel presidendil on vunts? Mina ei ütleks, aga ta kasvatab endale ühe varsti. Okei, mis iganes. Kas meie uus president on veemärk? Ei. Kas meie uus president on Brüsselist? Ei. Kas ta kandideerib mingi tubli eestlase vastu? Ei. Kas ta valimised olid rasked? Ei. Kas tema võit oli ette teada? Ei. Kas Kersti läks välismaale? Ei. Kas Kersti läks temaga tülli? Ei. Kas uus president on juhtival positsioonil olnud? Jaa. Nagu kõik teised Eesti presidendid. Kas ta on mees? Jah, nagu enamus teisi presidente. Kas ta on rahvale meelt mööda? Jah, nagu kõik teised presidendid, isegi Kaljulaid. Kas ta on üksildane hunt? Ei tea. Praegu ta nagu oma kantsleid kuulaks. Vaatame. Oi jummal, ei läinud üldse hästi. Lähme järgmise video juurde. See video räägitakse meile Elon Muskist ja Donald Trumpist. Alustame reaalsusega. Elon Musk ei leiutanud Tesla ja Elon Musk pole ka meie ajastu suurim leiutaja. Ta rahastab leiutisi tõesti, aga oma elu jooksul on ta ainult ühe ainsa asja leiutanud, ühe arvutiprogrammi. Ennustuste juures Elon Musk ei lähe 6 aasta jooksul Marsile. No ära sa märgi Kerro, tõesti või? Kuid ta ei lähe mitte Marsile, kuna tulnukad ei lase. Ta ei lähe Marsile, kuna tal pole veel head plaani selleks. Vaata, Elon Musk on müügimees ja ta liialdab pidevalt.
kõik tema ettevõtmised venivad. Mitte midagi, mida ta on öelnud, pole täitunud veel. Kõik ainult venib. Ta hakkab ka krüptoga tegelema. Ja tal on hea suhe oma emaga. Väga hea guugeldamine ja tweetide lugemine. Keegi kaevab ta kohtusse. Nagu kõiki rikkurid ja autotootjaid kaotakse iga jumala päev kohtusse. Ning tal tulevad terviseprobleemid. Nojah, 50-aastane. Ja viimaks üks päris ennustus ka, et mingi Tesla mudel kutsutakse mingi hetk tagasi. No see aasta veel mitte, aga vaatame võib-olla ülejärgmine aasta. Donald Trump loob uue ettevõtte, mis vaatab välismaa poole. No ennustuse ajal oli ta juba ettevõtte loonud, ühe meediaettevõtte ja nüüd on see maha müüdud juba. Midagi uut teinud ei ole, seega see ennustus ei täitunud. Ning Melinda võtab Trumpi äri mingi hetk üle. Eks me vaata. Loeme nüüd kõik need ristid ja linnukesed kokku. Selles videos on meil ainult üks ennustus. Jüri Ratas pidi peatselt lahkuma Riigikogu esimehe kohalt. Seda juhtunud on seal endiselt. Ning üks mitteennustus ka. Jüri Ratas ei saa presidendiks. Ära sa märgi, et ta ei saa presidendiks. Ennustuse ajal olid juba need skandaalid käimas. Ülejäänud video räägitakse meile UFO-dest ja me saime väga palju teada. UFO-d käivad meil pidevalt. Nad hoiavad Euroopast veidi distantsi, kuid nad käivad Ameerikas ja ookeanite kohal väga tihti. Nende eesmärk on meid uurida ja suunata. Suurriigid teavad seda juba ammu ja neil on isegi otsekontakt nendega. Venemaal on nende kolju ja see ülisalajane, maailma muutev kolju viidi Vene selgeltnägijate saatesse, kus Marilyn sai seda puudutada. Jah. UFO-d on kahe silmaga, neil on kihvad ja neil on siis kolju, mille kuju on natuke teistsugune. Neil pole sugusid, neil on sõjad ja neil on raha, aga see raha on natuke teistmoodi, mingi kiipidega seotud. Maailmas on ka väga palju UFO-hübriide. UFO-d on selgelt nägijad ja 50 aasta jooksul nad näitavad end meile. Aga enne seda tekitavad nad katastroofe ja ahistavad riigipäid. Päris jube. Järgmine episood. Seega me saime siin videos väga palju meie uue presidendi kohta teada. Nimelt, meie uueks presidendiks tuleb Henn Põlluaas. Vist. Tal on vunts, ta klapib ennustustega ja kaardi ütlevad, et tal on väga hea võimalus. Aga Kersti koos Reformierakonnaga võitleb selle vastu ja nad kutsuvad noore mehe, kes siis on ka vuntsidega kuskilt Brüsselist. Kersti, see noormees ja Reformierakond teevad midagi rahaga valesti. Kummaline, et siin midagi konkreetselt ei tulnud. Seda nagu jõhkralt raske hinnata, aga võtame ükshaaval punktid ette. Kas Põlluaas kandideeris presidendiks? Ei. EKRE võttis see aasta protestiseisuga ja keeldus üldse osalemast presidendi valimistes. Kas Kersti ja Põlluaas on vaenlased? Nojah, täpselt nagu kogu EKRE partei, kes on algusest peale Kersti vastu olnud, seega see on mitte ennustus. Kas Kersti või Reformierakond tõid uue kandidaadi? Ei. Keskerakond leidis Karise. Kas Karis on Brüsselist? Ei. Kas Karis on Hennost noorem? Ei. Kas Karisel on vunts? No ma enam ei tea. Põlluaasal on tõesti selge vunts, ilus vunts, defineeritud vunts. Karisel pigem mitte. Kuidas Kerro sa saad niimoodi eksida? Ma loosin siiralt sulle kas või ühe linnukese märkida. Ülejäänud video rääkis Kerro meile valimistest, EKRE-st ja Reformierakonnast. Valimised on ausad, mis on väga hea kuulda. EKRE tõuseb tuhast, mis on väga naljakas termin, kuna nad pole mitte kunagi tuhku olnud. 20%-lt 25%-le tõusmine ei ole tuhast tõusmine. See on mitte ennustus. Reformierakonna populaarsus kukub. See oli juba kevadel selge, et nii läheb. See on mitte ennustus. Kohalikel valimistel läheb EKRE hästi. Ei, nemad ja peaaegu kõik parteid kaotsid. Enamasti kohalikele valimisliitudele. Kerro ennustas natuke ka koroona kohta.
suvel täielikku vabadust ei tule ja osad riigid isegi sulgevad ennast. No, kuidas nüüd võtta? Vaktsineeritutel oli väga palju vabadust, isegi rohkem kui eelmine suvi. Ja muidugi osad riigid sulgevad ja osad riigid avavad ennast. See on mitte ennustus. Ning tuleb veel üks laine sügisel. Muidugi tuleb laineid veel. Uued tüved olid juba aasta alguses ja juunis oli ka selgeks saamas vaktsiinide ebaefektiivsus. Selles videos tuli jutuks meile Soome ja reisimise piirangud. Juulis need piirangud kaotatakse ja aasta lõpus kehtestatakse uuesti, kuid mitte nii karmilt. Vaktsineerimispass tuleb, aga reisimiseks Soome pole vaktsineerimise kohustust. Vaatame üle. Kõik tundub õige olevat. Juulis jõudsid Kallas ja Sanna kokkuleppele ja liikumine taastati. Need piirangud läksid üha leebemaks kuni 28. detsembrini, mil muudeti testimine kohustuslikult kõigile, seal hulgas ka vaktsineeritutele, kes Soome lähevad. Kuidas nüüd võtta? Kas keegi meist juunikuus tõesti arvas, et Soome hoiab oma piire igavesti kinni? Kas sa tõesti uskusid, et see on jätkusuutlik? Minu teada mitte. Ennustuse ajal käisid läbirääkimised Kallase ja Sanna vahel juba. Seega on loogiline, et varsti, ehk siis juulikuus, tuleb ka mingi tulemus. Talvel läheb jälle karmiks. 28. detsember, nagu läks, kuid tegelikult nagu ei läinud ka. Tuleb ennast testida jah, aga mitte mingit sarnast lockdown ja ranged piirangud, nagu oli kevadel, ei olnud ju. Kõik saavad reisida, eeldusel, et test on negatiivne. Seega see siin on mitte ennustus. Kallase umbusaldamine võib läbi minna. Võib läbi minna. Umbusaldust, jah. See võib täitsa läbi minna kusjuures. Okei, teeme nii, Kerro. Kui hääletus on väga napp, näiteks 46-55, 5 häält, siis on tõesti võimalik, et võib-olla, kui oleks natukene teistmoodi tehtud, oleks umbusaldus läbi läinud. Okei, teeme nii. Vaatame siis, mis tulemus oli. 36-55. 25 inimest jäi puudu. Ei, see on vale ennustus. Ja Rail Baltic ei saa mitte kunagi valmis, raha saab otsa ja üks Balti riikidest, kas Läti või Leedu, hüppavad alt ära. Ja isegi kui proovitakse see läbi suruda, siis tuleb poolik lahendus ja seda ei lõpetata. Kuid aastal 2026 tuleb midagi hoopis muud, mingi hoopis teistsugune lahenduse plaan. Kuid kahjuks Kerro teab seda plaani, aga ta ei ütle seda meile. Ja näitab, et kui midagi kavalasti hakataksegi tegema, siis hoopis midagi muud, mida üldse arvatakse. Kuidagi hoopis teistpidi. Et igal ühel siin mingid suured teooriad käivad, ma ei hakka kõva häälega nendest rääkima, aga see on hoopis muud, mida inimesed arvavad. See video rääkis Kerro meile vaktsiinidest ja ta oli küllaltki aus sellel teemal. Ei olnud mitte mingeid vandenõusid, mitte mingit valeinformatsiooni, ainult erinev vaade samale probleemile. Kerrole ei meeldi, et alla 12-aastased lapsed saavad vaktsineerida. Ja ta rääkis ka tõde vaktsiini negatiivsetest mõjudest ja isegi tõi väga häid näiteid. Mul pole mitte midagi halba öelda, tubli Kerro. Aga lähme ennustuste juurde. Kõigepealt, vaktsineerimine ei lähe mitte kunagi Eestis kohustuslikuks ja enamus Euroopa riikides ka mitte. Märgime selle ülesse. Eestil on mingi võlg vaktsiinidega? Ei ole. Vaktsiinid pole surmavad ja enamus lapsi ei sure sellesse. Kuid mõned üksikud surevad ja just poisslapsed. Ja nimelt üks kuulus noor mees sureb varsti vaktsiinide tõttu. Ei, praegu pole mitte ükski laps vaktsiinidesse surnud. On surnud allergikuid, kuid puhtalt vaktsiini tõttu pole mitte kedagi surnud. Kõige noorem, kes vaktsiini tõttu suri, oli 26-aastane mees. Ja mitte ükski 26-aastane ja natuke vanem mees pole kuulus olnud, kes suri vaktsiinidesse. Aasta alguses ennustas Kerro meestele suurt suremust ja ma panin selle siis mitte ennustuseks. Sest et mehed on tõesti nõrgema tervisega, nad ei hoolitse endast nii palju ja nad surevadki nooremalt ja tihedamini. Lihtne. See on siiamaani mitte ennustus, kuid ma sooviksin siinkohal juhtida statistika vingerdusele tähelepanu.
kui vaadata koroonasurmasid ja haiglas viibijaid, siis on jämedam ots naiste käes. Miks? Mõni algaja ütleks, et kuna koroona on naistele ohtlikum, aga ei ole. See on sellepärast, et vanemaid naisi on lihtsalt rohkem ja naised elavad kauem. Enamus surmasid koroonasse on vanemad inimesed ja enamus inimesi, kes on vanad, on naised. Aga kui me võtaksime ainult ühe 85-aastase mehe ja 85-aastase naise ja nad nakataksime koroonasse, siis sureks suurema tõenäosusega mees. Ma loodan, et selgitasin hästi. Öeldakse, et on 2 valet. On vale ja on statistika, kuid tegelikult ei. On vale ja on valesti esitatud või tõlgendatud statistika. Jätkas meelde. Järgmine video. Kuskil aasta või pool aastat tagasi ma rääkisin AstraZenecast, et see on kõige hullem asi üldse ja ta kadus igalt poolt. Kui te mäletate, see on kuskil siin videodes see on. Ja ma ütlesin, et üks Ameerika vaktsiin, mis tuleb tungivalt mina ei soovita. Vaatame seda Moderna vaktsiini. Kindlalt on ta Ameerika oma, jah? Kuid ma ütlesin, et see Ameerika oma, mis tuleb, on jama. See oli see veebruari episood, kui sa rääkisid hästi palju meile vaktsiinidest. Vaatame, mis sa tegelikult rääkid. Aga vaatame ennem seda Johnsonsi üle, mis on ameeriklasse tehtud. No kohe tuleb suur edukaart, ehk siis ta saadab hästi suur edu. No Ameerikas kindlasti. Selle vaktsiini kohta ei teata kõike. Tuleb jälle mingi informat. Aga siin pigem nagu viitab rahalisele probleemile. Kas siis selle hind on aetud järsult nii kõrgeks ilma põhjuseta ja see pärast tuleb välja või siis tuleb mingi muu teema selle Johnsonsi vaktsiini ja rahadega, sest et ta ei näita nagu, et ta oleks ohtlik. Tõesti selle vaktsiini kohta midagi halba praegu öelda ja vaatame seda AstraZenecat ka siis, kuidas iga kord, kui ma hakkan vaktsiine vaatama, tuleb lolli kaart. Mõtleva panev kaart, see on suure arkaani kaart, et inimesed mõelge hästi järgi, mille jaoks teil see vajalik on ja kas on vajalik. Tugev tunne on, et tegelikult hakkab neid probleeme veel ilmuma, siis tuleb selline äramineku kaart, et suured tõenäosusega mingid partiid siiski võetakse tagasi. Mingit massisurmasid ma siin tõesti ei näe, seda absoluutselt ei ole. Et nüüd inimesed kõik hakkavad jala pealt kukkuma, kui vaktsiini teevad, seda kindlasti ei ole. Ikkagi näitab mingi tagasi ära viimine, need kass annab ka jälle märku. Suure tõenäosusega nad hakkavad ennast edasi arendama, nad hakkavad vaktsiini edasi arendama, teevad nad kuidagi moodi paremaks. Et ei ole päris, vaatan üldiselt siis vaktsiini. No ükskõik, mis pidi meil vaata tuleb kogu aeg see. Igal pool tuleb see rollikaart. Ehk siis me veel ei tea neid täielikke mõjusid siis. Aga valikusse tuleb mingisugune teine vaktsiin veel peale selle Johnsonsi. Aga näitab, et see on kõige hullem üldse tuleb Toweri kaart, ehk siis on täielik kukkumine. Kui tuleb mingisugune vaktsiin peale Johnsonsit, no Sputnik meil on juba olemas, ma ei räägi absoluutselt Sputniku kohta. No muidugi, mis on esindatud, on suur rahakaart, no. Eks nagu kõik on see suur äri. Olgu, proovime sellest asjast nüüd kuidagi aru saada. Enda esimese video tegid sa 15 märts ning teise video 18 oktoober. Teeme ajajoone ja vaatame, millal vaktsiinid kasutusele võeti. Kõige esimene vaktsiin, mis kasutusele võeti, oli BBIP korv ja koroonavak. Mõlemad olid Hiinas tehtud ja said suvel kasutusloa riskigruppidele ja tervisetöötajatele. Jaanuaris sai kogu Hiina elanikkond neid juba kasutada. Praegu leiavad mõlemad laialdast kasutust väljaspool Euroopat. Kaardi peal on rohelisega märgitud riigid, mis vaktsiini on täiesti ohutuks tunnistatud ja kõiki inimesi saab sellega vaktsineerida. Kollasega on märgitud riigid, kus on see osaliselt vastu võetud. Peamiselt ei tohi siis vaktsineerida lapsi või teisi riskigrupi inimesi. Punasega on märgitud riigid, kus vaktsiinid olid, kuid on kasutuselt ära võetud ja tohib ainult hädaolukorras kasutada praegu. 22. november tuli Venemaal kasutusse Sputnik V.
Nagu sina, Kerro, oma eelmises videos ütlesid, on see vaktsiin, mida enamikes Euroopa riikides ei kasutata. Detsember oli hea kuu vaktsiinidele, sest müügiloa said 3 vaktsiini. Ajajoonele ma märgin, millal saadi müügiluba. Keskmiselt kulub 3 nädalat pärast loa saamist, et vaktsiin turule jõuaks. Seega, 11. detsember sai müügiloa Comirnaty vaktsiin, mille lõid firmad Pfizer ja BioNTech. Ja need said loa Eestis müüa. 18. detsember sai loa mRNA 1273. See loodi Moderna ja Ameerika terviseagentuuri poolt ja seda on ka luba Eestis müüa. Ja 30. detsember loodi Vaxzevria vaktsiin Oxfordi ülikooli ja AstraZeneca poolt ning ka seda tohib Eestis müüa. Jaanuaris sai müügiloa Vektori vaktsiin Epivax Corona, aga ainult Venemaal. Veebruar oli aga väga hea kuu vaktsiini arenduseks. 3 uut vaktsiini said müügiloa. 2 tükki Hiinas. 25. veebruaril tuli seal välja Wuhani ja Covedika vaktsiin. 27. veebruar, 2 päeva hiljem, tuli välja üks väga õnnetu vaktsiin nimega AD26CoV2S. See vaktsiin loodi firmade poolt Johnsons, Janssen ja PEFI Iisraeli instituut Ameerikas. See on see vaktsiin, mis sinu meelest pidi ilgelt hea olema. Probleem selle vaktsiiniga on see, et need õnnetud mehed Johnsonsis ei saanud oma tootmist tööle ja neil tuli iga nädal oma müüki vähendada, tootmine oma enda tehasest välja viia ja väga ebaprofessionaalsete meetoditega oma tootmist suurendada. Asi läks nii hulluks, et osad nende vaktsiinid saastusid. Kui Ameerika tervishoiuagentuur tegi reidi nende tehasesse, nad avastasid, et koostisosi oli segamini aetud. Arvepidamist ei olnud peaaegu üldse ja töölised eirasid hügieenireegleid. Samades tehastes toodeti ka koostisosi teistele vaktsiinidele nagu AstraZeneca. Johnsonsil tuli müügist eemaldada üle 100 miljoni vaktsiinidoosi. Seega, Kerro, ära sa naera midagi. See ennustus oli vale. Probleem ei olnud hinnas. Probleem oli kvaliteedid. Mingid hinnatülisid pole Johnsonsi vaktsiiniga olnud. Märtsikuus hakkas ilmsiks tulema informatsioon, et iga 30 miljonist süst Johnsonsit ja AstraZenecat põhjustab trombe. Kui sa oma video tegid, siis see täpne number polnud veel teada, aga info liikus ja rahva usk nendesse toodetesse hakkas juba kaduma. Sellele vaatamata ainult üks riik võttis selle oma sortiist ära. Norra. Kõik ülejäänud riigid jätkavad selle kasutust endiselt, sealhulgas ka Eesti. Ta ei ole lettidelt kadunud midagi. Aga märtsikuus sa ka hoiatasid, et pärast Johnsonsit tuleb see kõige ohtlikum vaktsiin. See, millest tuleb iga hinna eest hoiduda. Pärast Johnsonsi tuli 2 uut vaktsiini. Covaxin Indias ja Quasvax Kasahstanist. Mõlema vaktsiini puhul oli kõige suuremaks probleemiks poolik töö. Nende vaktsiinide teise faasi teadustöö oli lohakas ja see ei vasta siiamaani Euroopa standarditele. Sellele vaatamata leidsid laialdast kasutust oma koduriikides ja naaberriikides. Varsti on seda juba 1 aasta antud ja massisurmasid ja mingeid jubedaid kõrvalnähtusid pole. Need vaktsiinid, hoolimata oma poolikust tööst, ei ole ohtlikumad kui kõik need Hiina vaktsiinid või Venemaa vaktsiinid. Juunis tuli Coviran Iraanist. Vaktsiin, mis leiab ainult kasutust praegu Iraanis. Juulis tuli Taiwanist Dynavax ja see samuti leiab ainult kasutust Taiwanis. Augustikuus tuli 2 uut vaktsiini. Indiast tuli Sitcov-D ja Pastokovac tuli Iraanist ja see vaktsiin leiab kasutust Iraanis ja Kariibidel. Oktoobris, kui sama video tegid, tuli välja veel 2 vaktsiini. Hiinast tuli välja Sifivax ja Iraanist tuli välja Covax-19. Ja novembris tuli siis sinu poolt hoiatatud 3. vaktsiin ka Ameerikast. Vaktsiin NVX-CoV2373. Novavaxi poolt tehtud. Ja see pidi sinu ennustuste järgi väga ohtlik olema jälle. No kuidas nüüd võtta? Nende esimese, teise ja 3. faasi tulemused on head. Ja need on ka kajastatud ja hästi kokku võetud. Erinevalt India, Hiina ja Venemaa vaktsiinidest. Põhjus, miks Novavax ja teistest maha, tuli sellest, et erinevalt Johnsonsi omast
vältisid nemad tootmisprobleeme, tehes asju hästi rahulikult ja mitte rutates. Ja esimese 2 kuu jooksul pole partiisid tagasi kutsutud ja mitte keegi pole surnud. Novembrikuus tulid veel Iraanist ja Indoneesiast vaktsiine. Detsembris tuli Indiast ja Türgist. See aasta on veel 3. faas pooleli 37 vaktsiinil. No nii, mis sa siis meile siin ütlesid? Et vaktsiinid pärast Johnsonsi on väga ohtlikud. Ei ole. Ohtlikkus on nüüd väga halb sõna, millega vaktsiine kirjeldada, aga kui ma paneksin kõik ohutuse ritta, siis Johnsons, see, mis sulle väga meeldis, on kõige ohtlikum nendest, sest iga 8 miljonist noor naine saab sellest mingit sorti trombi. Naljakas, eks ole, loogika ütleb, et peaks mehed surema, aga kuna tegemist on immuunreaktsiooniga, siis tugevama immuunsusega inimesed kannatavad rohkem, ehk siis noored naised. Ja AstraZeneca. Väga lihtne on öelda, et AstraZenecaga on probleeme. Eriti kui sellest räägitakse ajalehtedes ennustuse ajal. Ja sa eksisid ka. Esiteks, sa ei öelnud, et sellega on ilgejama ja et see turult kaob. Teiseks, see ei kadunud mitte kuhugi, sa saad endiselt ennast sellega vaktsineerida, kui sa oled 50 aastat või vanem. Kuid ma annan sulle selle andeks, kuna sa pole vaktsiinile ette näinud ju. Kuna mulle tundub, et sa pole ennast vaktsineerinud. Ma ei tea, ma panen sulle 2 risti jutu valesti mäletamise eest. Vaatame siis Modernat. Ma vaatan välismaal ja ma vaatan Eestis. Ma võtan 2 erinevat ja ma võtan pikaajalist, sest tegelikult kõrvaltoimed tulevad ka ju tegelikult mõnikord pikaajalisemalt. Moderna välismaal. Ma siiamaani ei saa aru, kas Kerro tõesti arvab, et Moderna on uus vaktsiin või ta ajab selle segamini Novavaxiga. Sest Moderna tuli Eestisse juba aasta alguses ja sellega saab vabalt ennast süstida tänaseni. See muutis oma nime, jah, nagu kõik teised vaktsiinid. Sa ei saa igavesti oma firma nimelist vaktsiini müüa. Siis tuleks iga aasta 3 Modernat või 3 AstraZenecat. See tekitaks veidi segadust, eks ole. Kui sa hindasid Modernat, siis seda on üle 6 kuu juba kasutatud ja probleeme pole. Seega sa hindasid valesti. Kui sa hindasid Novavaxiini, siis see ennustus, et ta 6 kuu pärast oma nime muudab, see on mitte ennustus. Kuid kui see ennustus turult kaob, vaata see on juba ennustus ja selle ma märgiks kohe ülesse. Ning sa natuke rääkisid ka südamepauna põletikust. See on tõesti kõikide vaktsiinide kõrvalmõju. Isegi Pfizeri. Keskmiselt iga miljonis mees kogeb seda pärast süsti. Sellest paranetakse mõne päevaga ja mitte ükski vaktsiin pole selle pärast tagasi võetud. Ning siis sa ennustasid, et Läti-sugune eriolukord Eestis enam ei juhtu ja vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimesi ei hakata veel rohkem erinevalt kohtlema. Ära sa märgi, Kerro. Erinevalt Lätist alustas Eesti vaktsineerimist riskigruppidest. Meil ei saa see olukord mitte kunagi nii kriitiline olemagi. Ning meie vaktsiinivastased on enamasti noored inimesed, mitte riskigrupp. Neid pole mõtet rohkem piirata. Need on mitte ennustused. Ning piirangud tulevad novembris siiski peale, sest siis on suremus hästi suur ja hästi palju noori mehi hakkab surema. No suremus hullult ei suurenenud ju. Ja valitsus kehtestas kergeid piiranguid juba oktoobrist sinu ennustuse ajal. Ning iga 2 nädala tagant novembri lõpuni nad õige vähekene karmistasid neid. Kuid sellele vaatamata olid need väga pehmed piirangud. Ürituste suurused, koolides testimine, sellised asjad. Ning novembri lõpus hakati piiranguid leevendama. Sellepärast, et saavutati karja immuunsus. Midagi, mida sa ette millegi pärast ei näinud. Ma panen sulle risti, kuna sinu kirjeldus oli ikka kõvasti negatiivsem kui see, mis juhtus. Video lõppedes tegi Kerro meile ühe mitteennustuse, et koroona muutub gripiks. Ta ennustas ka seda, et siis piirangud karmistuvad ja jäävad meil märtsini. See on vale ennustus, kuna nad juba leevenesid. Ja siis sa ennustas, et Siim Kallas sureb varsti une pealt. Okei, eks me vaatame. Aga ma pean tunnistama, et Kerro pani ühe asjaga siin ka täppi. Mitmed episoodid tagasi ütles Kerro, et Kallas on rumal naine. Presidendivalimised tulevad ja siis läheb kõik untsu. Siim läheb haiglasse, tuleb üks tumedapealine naine, tulevad need 2 saladust, välja rändamine ja Kallase valitsus kukub. Muidugi hiljem muutis Kerro ajakava natuke pikemaks, et Kallas kukub 3 aasta pärast. Aga siiski kohe pärast presidendivalimisi sattuski Siim haiglasse.
nii et sa saad punkti. Õhkõrna punkti, kuna absoluutselt kõik muu oli videos vale. Aga siiski, presidendivalimiste simukhaiglasse sattumine on päris huvitav kokkusattumus, ütleme nii. Seega tubli töö, Kerro. See video oli 2 jaotatud. Esimeses räägiti meile vaktsiinidest, kuid teises räägiti meile kohalike omavalitsuste valimistest ja nende tulemustest. Täpselt see video tegemise hetkel käis just äsja häälte lugemine. Ja tegemist oli väga kaootilise mõttetu videoga. Selle asemel, et selgelt öelda, kes see võidab, hämas Kerro meile valijatest, mõjudest, ideoloogiatest ja hakkas siis pikka plaani lugema. Ainsateks ennustusteks olid siis, et Savisaar, tema tõus algab siit. Ma ei tea, vaatame, äkki ta tõuseb veel. Ennustatigi, et Kesk- ja Reformierakond siin 3 aasta jooksul kukuvad, kui nad jäävad püsima, nad ühinevad ka mingi hetk. Ning Eesti 200 ja EKRE, neid ootab 3 aasta jooksul tõus. Ja kokkuvõtteks ka seda, et omavalitsuste valimised olid täiesti võltsid. Aasta hakkab lõppema ja me jõuame vaikselt 2022. aasta ennustustesse. Selle video tegemise hetkel oktoobri lõpus hakkas selgeks saama, et hoolimata kõrgest nakkumisnäitajast on suremus väga väike. Kerro ja ülejäänud Eesti sai sellest just siis teada. Selle tulemusena tuli Kerrol oma ennustusi ja juttu natukese muuta. Kuidagi hästi kummaline, mina ei saa ausalt väga hästi aru, et kaardid näitavad täiesti nagu positiivset ja negatiivset. Ja kui nad näitavad koos, siis ma hakkan juba ise kahtlema. Selline tunne, et asi ei ole nii hull, kui me arvame. Et siis enam ei ole suuri suremusi ja noorte meeste kadumist ja mida kõike veel. Ei ole asi enam nii hull. Ei jumal. Igatahes ennustati veel ka Kaja Kallase kohta. Aasta alguses, pärast jõule, läheb ta hästi jäärsult valitsusest minema. Seda ei juhtunud. Ning pikaajalisi ennustusi ka. Tulevikus läheb Terviseametis mingi südameravimite partii halvaks ja ta kinnitas eelmises videos ennustust, et märtsis olukord läheb täiesti normaalseks ja et tuleb üks uus suur maksutõus tervisesüsteemile aastal 2024 või 2025. Ja aasta viimases videos jälle ei saanud Marilyn Kerro turumajandusest aru ja inflatsioonist aru. Ennustuste osas muutub Eesti nii kalliks, et 10 aasta pärast inimesed hakkavad nälgima ja põgenevad siit. 3 aasta jooksul tulevad meil elektrikatkestused, nii et terve Eesti on pime vahepeal. Elektrihind jääb kõikuma. Ma ei oleks seda ette osanud arvata. Ning terved piirkonnad kogu maailmas jäävad siis pimedaks. See on 3 aasta jooksul. Ning kütusehind ka veel tõuseb. Jälle midagi, mida nagu mitte keegi ei tea. Aitäh, Kerro, mida me siin teeksime. Ja saigi kõik. Ja kohtume juba järgmisel nädalal. Ja järgmine nädal ei tulnud uut videod. Mul kulus selle video tegemiseks nii kaua aega, et Marilyn Kerro jõudis vahepeal 2 uut videod valmis teha. Ühes nendest videodest, see, kus ta ennustas aasta 2022 tulevikku, õigustas ta ennast. Ta õigustas täpselt aasta tagasi tehtud ennustust veekatastroofide ja reisimise kohta. Ja ma leian, et selle õigustuse lahkamine on väga hea võimalus mul see teema kokku võtta, sest see kuidagi sümboliseerib väga hästi seda, mis asi on Marilyn Kerro ennustamine. Seega teeme niimoodi. Ma praegu lasen teile Kerro ennustust, juhin tähelepanu asjadele, mis seal on nagu tähtsad ja mis on need päris ennustused. Ja siis vaatame, kuidas Kerro seda õigustab täpselt aasta hiljem. Ja siis võtame videoga kokku. Vaatame ka üle, kas tasub see aasta reisida ja kuhu oleks soovitav reisida ja kuhu mitte. Näitab ka huvitavat veeohtu. Mina läksin ettevaatlik riikidega, mida ümbritseb päris palju vett. Mingisugused veetasemed tõusud, veega seotud õnnetused on tulemas. Põhimõtteliselt kõik soojad maad siis. Me kõik kuulsime seda, eks ju.
on ohtlik reisida, kuna juhtuvad mingid veeavariid ja katastroofid ja just mere ääres. See on veetaseme tõusud ja loodusõnnetused. Neid tuleb varasest rohkem, sest sa mainisid seda aastal 2021, mitte aastal 2022 või varem. Seega aastal 2021 on eriti palju veekatastroofe ranniku ääres. Mina sain sellest osast niimoodi aru. Mina ei vaataks Taimaa poole, sinna idasse mina ei vaataks. Euroopa suhtes ma olen miskipärast väga rahulik, aga just Euroopast kaugemale mina 2 korda mõtleksin. Just mida ümbritseb ookean, sinna mina ei liiguks see aasta. Veel parem. Me saime teada, et Euroopa on täiesti ohutus. Siin erilisi veekatastroofe ei tule ja niikuinii pole kunagi olnud ka. Kuid väljaspool Euroopat võib kõik olla võimalik. See meid eriti aita, kuna Euroopa on kõige väiksem piirkond planeedil Maa ja see on väga suur ala siis, kui midagi juhtuda, aga õnneks Gerrot täpsustas veel. Ta ütles, et Ida-Aasia, see piirkond, kus on juba palju uputusi, tuleb aastal 2021 veel rohkem uputusi siis. Siiamaani olen mina arvanud siis niimoodi. Aastal 2021 tuleb Indo-Hiina rannikutel väga palju veekatastroofi. Ainsad veeavariid, mis seda rannikut pidevalt tabavad, on taifuunid ja tsunamid. Seega ma järeldan, et Indo-Hiina rannikut tabab väga palju taifuune või tsunamisid või mõlemat. Siiamaani me nõustume, ma eeldan, et mu järeldus ei ole ebaloogiline. Mõtleksin, just mida ümbritseb ookean, sinna mina ei liiguks see aasta. Ja jällegi näitab ära, et võivad tekkida mingisugused verega seotud probleemid. Ma ei oska öelda täpselt, mis see nüüd verega on. Meil oli mingi aeg see putukate see Zika teema, eks ju, rasedad ei võinud reisida. Midagi nüüd verega on jälle tulemas. Verehaigused. Ja just need, mis on tulnud siis soojalt maalt. Mingisugune uus viiruse vorm. Seda on natuke keerulisem tõlgendada. Kas tegemist oli nüüd uue ennustusega või ta mõtles endiselt Indo-Hiinat? Et kusagilt soojalt maalt tuleb uus verega seotud haigus, mis on ka seotud veega. Ma mõtlesin peas välja sellise stsenaariumi, kui ma esimest korda seda kuulsin. Et kusagil Indo-Hiinat tuleb mingit sorti tsunami. Midagi aasta 2004 sarnast. Seal tuleb nii palju surnuid, et haudu ei jõuta kaevada. Ja sellest uputusest ja viletsusest tekivad uued haigused või vanad pandeemiad tõusevad, mis on siis verega seotud, nagu malaaria või hepatiit. Kui ma seda videod alguses nägin ja ennustust kuulsin, siis panin mina selle hindeks mitte ennustuse. Loogika on lihtne. Kui mina ennustaksin, et Soomaal tulevad uputused, siis ei ole ennustus. Miks on Indo-Hiina erinev? Kuid tegelikult oleks ma pidanud panema talle vale ennustuse, kuna Indo-Hiina üleujutused polnud varasematest aastatest hullemad. Ja muidugi viirusennustuse eest said sa vale ennustuse, kuna mingit uut verehaigust ei tulnud. Kuid vaatame siis, mis Gerro aasta hiljem kogu selle teema kohta öelda oskab. Ja mingeid ohte suuri ma ei näe ka. Vaata eelmise aasta kohta ma nägin, et hästi palju oli veeõnnetusi oligi kusjuures. Hästi palju oli uputusi üle terve maailma. Aga kuskil oli vist aasta lõpus mingi tsunami ka või? Vaatasin, kuskil oli küll. Üldse neid Euroopaski oli hästi palju, vaata, mis oli Austria äkki või, Taani, Saksamaa, seal hästi palju neid veeuputusi. Üks küla oli lausa vee all. Et jaa, et aga see... Terve see aasta alguse ennustus koosnes kusagil 100 sõnast. Ning kui me võtame sealt ära sõnad nagu Tai, Ida-Aasia, ohutu Euroopa, sõnad nagu väga palju, verehaigused, ookeanid, tegelikult võtame 95 sõna kogu sellest ennustusest ära ja jätame ainult alles veeõnnetused, siis tõesti, Gerro, siis tõesti on sinu ennustus sama õige nagu minu Soomaa ennustus, et kusagil maailmas on veeõnnetused. Kordan uuesti, veeõnnetusi oli täpselt sama palju, kui iga aasta on olnud. Oli ainult 2 tsunamit, üks Jaapanis ja üks Antarktikas ning ainult üks inimene sai surma. Ning Euroopas oli ka üle-eelmine aasta mudalihkeid. Mis kõige hullem, Gerro,
sa valetasid siin ja teesklesid, et sa rääkisid tõtt. Euroopaski oli hästi palju, vaata, mis oli Austria äkki. Euroopa suhtes ma olen miskipärast väga rahulik, aga just Euroopast kaugemale mina 2 korda mõtleks. Kuid sellised need Kerro ennustused ongi. Need on ainult ennustused siis, kui sa oma aju välja lülitad ja kuuled märksõnu. Aga ennustamine polegi tema videode mõte. Tema videode mõte on nostalgitsemine ja viharongide moodustamine, kuid sellest ma teen video kunagi tulevikus. Ainus ennustus, mis üle 100 ennustuse seast täppi läks, kõlab järgmiselt. Kui president valitakse, satub Siim Kallas haiglasse. See on ainus ennustus, mille eest ma saan punkti anda, ja ka see on selline lahja punkt. See oli täpne ennustus, täpne oma ajaga, konkreetse inimesega ja kindla sündmusega. Ja see oli ainult üks selline ennustus aasta jooksul. Oli veel 32 ennustust, mis olid nagu minu sooma ennustused. Ennustused nagu, et vanemad mehed ei muuda oma harjumusi nii kergesti kui noored. Või et tuleb inflatsioon. Või et Bill Gatesi naisega juhtub midagi. Aga olgu pealegist, osad teist kindlasti ütlevad, et Marilyn Kerro elab kivi all ja ta ei tea mitte midagi maailmas toimuvast ning kõik need ennustused olid talle päriselt ka tõsiseks üllatuseks. Aga siis on tal ainult 32 õiget ennustust ja endiselt on veaprotsent 2 korda suurem. 72 ennustust läksid täiesti puusse. Need on ennustused, mida mitte ükski Marilyn Kerro fänn õigustada ei suudaks. Või te tõesti usute, et Karis on veemärk, või et on Põlluaasast vanem, või et Jaak Aab on tumedapealine naine, või et hinnad on langenud talvel. Üks ennustus 107 läks täppi, see on alla protsendi. See on juhuslik. 30% on ennustused, mille peale tuleksid inimesed, kui nad ajalehti loeksid, ja 70% lähevad reaalsusega vastuollu. Ma tean, numbrid päris hästi ei klapi, aga need on täpsemad kui Marilyn Kerro ennustused. Seega Kerrol on võimed, jah, ning ta tajub asju. Küsin niimoodi, kui arsti juurde läheb 100 patsienti ja 70 patsienti sureb tema ravi tõttu, 29 ei juhtu mitte midagi ning üks saab terveks. Kas see arst on päris või ta teeskleb? Ja kas üks patsient sai tõesti terveks tema tõttu või juhuslikult? Kui ma ostan tehasest 100 televiisorit ning üks ainuke neist töötab ja 70 lendab õhku, kas see televiisori ehitaja teab, mida ta teeb või ta müüs mulle saasta? Ning kui astroloog ennustab 100 korda kuuvarjutust ning 70 korral pole kuud nähagi, 30 korral läheb kuu varjust mööda ning 1 korral on päris varjutus, kas tema metoodika on õige? Kõigil 3 juhul ei ole. Miks siis Marilyn Kerro puhul on? Marilyn Kerrol ei ole võimeid. Ta ei näe tulevikku, ta ei räägi inglitega ning tema metoodika ei anna tulemusi. Ta hämab, räägib üldist juttu ja ei ütle selgelt oma ennustusi välja. Ta vastupidi peidab ja hajutab oma ennustusi, et neid oleks võimalikult raske leida. Ja kui juhuslikult ta 1 sõna 100 õieti ütleb, kuulutab ta ennast võitjaks. Kui sa Kerro juurde lähed vastuseid saama ja tõde otsima, siis 70% tõenäosusega lahkud sa tema juurest veel suuremas segaduses ja veel tõe kaugemana. 30% tõenäosusega lahkud sa tema juurest sama targalt, kui sa tulid ja 1% tõenäosusega ütleb ta sulle midagi õieti ja sa saad natukene targemaks. Kerro on antituleviku tajuja ja ma loodan, et see video tõestab seda. Kuid pidu pole veel läbi. Mul on 2 tundi materjali tema saagast veel töötlemata. Järgnevate kuude jooksul proovime aru saada Kerro loogikast, kuidas selgelt nägemine toimub ja kas me saame seda kuidagi tõestada. Me vaatame, kuidas Kerro eksib reaalsusega väljaspool oma ennustusi samuti ja üritame vastata küsimusele, kas see, mida Kerro teeb, on suures plaanis ohtlik või äkki on see hoopis vajalik. Järgmise videoni.